tegelikult soomlaste ööbimiste arv on juba mõnda aega olnud siiski languses. Ja me arvame, et selle põhjuseks võib ollagi see, et eelistatakse sellistele suurtele spa-hotellidele väiksemaid, kodusemaid, hubasemaid majutuskohti. Soomlaste arv on, ütleme, suvehooajal võib-olla vähenenud. Muul ajal tegelikult soomlased käivad endiselt ja Haapsalu on endiselt väga populaarne spa-sihtkoht. Kindlasti konkurents on kasvanud, ehk on Pärnu, on Kuressaare jälle taas tõusnud, on Ida-Virumaa spaad, et tegelikult valikuvõimalusi on klientidel väga palju. Aga siseturistide arvu kasv teeb muidugi väga head meelt, et Eesti inimesed on Haapsalu kui kurortlinna leidnud ja kindlasti on sellele kaasa aidanud see, et meil siin tegelikult peaaegu suve igal nädalavahetusel on väga palju väga huvitavaid ja uusi kultuurisündmusi, festivale. Ja selles mõttes Tšaikovski festival oli erakordne, sest kogu see muusikute nii-öelda meeskond majutus meie juures ja see tõstis loomulikult meil Venemaalt tulevate turistide osakaalu. Aga muidu ei saa öelda, et see oleks kasvamas. Kuigi palju neid käib, aga ütleme, Venemaalt tuleva kliendi osakaal kogu klientide hulgast on ikkagi suhteliselt madal. Jääb sinna 3–4% kanti ainult. Et võib-olla neid jõuab senisest rohkem Ida-Virumaale, kus on ju ehitatud ja uusi spaasid ja renoveeritakse suure hooga. Et seda ma hetkel ei oska öelda, aga neid ahvatlusi enne Haapsalut on väga palju, kuhu venelased võivad jõuda. See protsent oli kas minu meelest 60%, kes jäävad Tallinnasse. Ehk et mulle täna tundub, et Eestis on nii palju ilusaid kohti ja nii palju avastamist väärt, et tegelikult me peaksime kõik oma jõupingutused suunama sellele, et turisti vastupidi just Tallinnast välja tuua. Et need ei oleks ühepäevakülastused, et nad jääksid Eestisse kauemaks, näeksid rohkem, saaksid osa rohkem meie kultuurist. Et see on nagu valdkond, mille nimel me peaksime oma jõud ühendama. Ja võib-olla ka see, et statistika täna ju tegelikult ei kajasta seda, kui palju on selliseid majutuskohti, kellelt statistikat ei koguta. Ehk kõik kodumajutused, eks, ja nii edasi, Airbnb, ma ei tea, ka kõik majutusettevõtted, kes täna Booking.comis kirjas on, kas nemad üldse esitavad täna statistikat meie nii-öelda riiklikule statistikale. Jaa, ma arvan küll, et see on tunda. Eriti nende turistide hulgas, kellel on internet ja sellega seonduv nagu hästi kättesaadav ja nad oskavad seda kasutada. Et selles mõttes kõik inimesed üle kogu maailma otsivad alternatiivseid võimalusi hotellidele ja nii edasi, et selles mõttes ma arvan, et see on kasvav trend. Jah, me võime küll oma suvega väga rahule jääda, sest meid külastas üle 5000 kliendi, kes ööbisid kokku üle 12 000 voodipäeva. Keskmiseks täituvuseks tuleb peaaegu 80%, et see tegelikult on ikkagi väga hea täituvus.
ja tegelikult ma arvan, et sellist meie töö headust näitab pigem see, kui hästi me suudame oma maja täita hooaja välisel ajal. Ehk et suvel müüa ei olegi nii keeruline, kõige keerulisem on ikkagi müüa jaanuaris, veebruaris, detsembris. Et kui meie aastane täituvus jääb sinna, ütleme 70% kanti, 65–70%, siis me tegelikult võime rahul olla ja öelda, et meil tegelikult läheb väga hästi. Mudaravi täna ei pakugi väga paljud spaad. Et meie siin Haapsalus pakume endiselt oma Haapsalu mudaga tehtavat mudaravi. Framare pakub, mõned üksikud spaad Eestis veel teevad seda, aga väga paljud on sellest protseduurist loobunud. Et ta on ikkagi, toob kaasa endaga väga palju tööd, vajab spetsiaalseid hoiustamistingimusi ja nii edasi. Nii et tegelikult ma tahaks öelda, et see võiks olla populaarsem ja kasvavam trend, aga kahjuks see ei ole nii.